Tulge jälle tagasi teisipäeviti kell 6 Tore kanalitesse. Tere tulemast stuudiosse. Stuudios on tore. Käimas on Torevandi nädal. Ja kes tahab teada, mida see tähendab, siis võib alati Tore kodulehelt uurida. Aga üldiselt mõte on selles, et jagada headust, tõsta esile positiivsust ja kui aprill on selline tervise ja südamekuu, siis kindlasti Torekatel ja Torevandil on olemas selline märksõna nagu südametarkus ja südameheadus. Nii et sellised on need märksõnad, mida esile tõsta. Kuidas keegi seda teeb, see on juba iga kooli oma teha. Torevandi nädalal on meil ka väike üllatus. Nimelt käib selline kampaania, et kõik, kes jagavad ükskõik millist Tore stuudiokanali saadet ja ütlen kohe ära ka palju õnne meile, meil on 80 saade nende aastate jooksul. Nii et õige aeg just teha sellist pidulikku kampaaniat ja sa valid oma lemmiku saate. Sa ei ole kindlat saadet sulle sunnitult peale pandud, vaid valid ise oma lemmiku saate. Märgid loomulikult ära MTÜ Noorteühing Tore ja kõik, kes seda selle nädala jooksul teevad, ehk siis 15. aprillist 21. aprillini, siis nende vahel läheb loosi üks päris magus ja uus asi. Ja see on särk, aga mitte tavaline tore särk, vaid kunstnik Marko Pikkati illustratsiooniga, mille ta kunagi siin saates muuseas alustas ja tegi. Nii et seda särki tahab igaüks saada ja vaatame siis, kellel õnnestub. Kellele naeratab loosiõnn? Minule on loosiõnn täna juba naeratanud. Minul on küll tulnud järjekordsed päiksed. Seekord Laupa koolist ja tiitel on teil aasta innukad uustulijad. Tore päikesed, innukad uustulijad. No enne kui me läheme selle innukuse ja uustulemise juurde, küsin sellise asja ära. Kas teie Tore saadetest praegu jagaksite juba midagi selle nädala raames? Milline on teie lemmiksaade? Minu arust oktoobris oli üks hästi hea saade, kui ma ei eksi, ja seal oli Laupa kooli torekad. No vot just, et see põhjus, miks jagada, võib olla täiesti väga oma lemmikkooli, näiteks see ongi oma kool või oma inimene või oma tuttav inimene, oma sõber, tore juhendaja sealt naaberkoolist, eks ju. Lisann, milline saade sulle kõige rohkem niimoodi meenub kohe praegu? Ikka see, kus meie olime. Ikka see sama, jah? Nii, kas keegi üllatab mind täiesti mingi uue mõttega ka? Ja mina üllatan, et mina vaatasin Aili saadet siin, tema üsna hiljuti. Vaide. Jah. Et tegelikult Aili on ju meie kandi inimene ja siis ikkagi vaatad ära ju, mis kohalikud teevad. Ja Väätsa saade oli ka tore. Ma seda ka vaatasin. Need on siis Järvamaa koolid, eks? Ja ikka vaatad, mis kohalikud inimesed teevad, ikka selle tuleb pilku peal hoida. Aitäh teile selle eest. Olen nõus, need on väga hea sisuga saated, kõik kolm, mis te praegu mainisite. Aga ikkagi leia oma ja märgi ära Tore ühing. Nii, aga aasta innukad uustulijad istuvad siin Torevandi nädalal, et olete koolist ära tulnud ja te olete toonud juurde meile mitu, meil on oma stuudiovandid ka mõned, aga mitu sellist jutuvanti. Aga alustame kõigepealt siis sellest, et see innuka uustulija tiitel. Kuidas teil vahepeal sellega läinud on? Ja mis tunne seda saada oli? Sest te saite selle niimoodi, te ei olnud kohal, aga te saite seda ringiga. No, alati on ju tore, kui märgatakse ja kiidetakse selline hea tunne, mitte et me sellepärast teeksime midagi, et saada autasusid, aga vahva on ju, kui teed rõõmuga ja siis veel märgatakse ka. Et jah, me tõesti tollel päeval kohale tulla ei saanud, meil oli seal mitmeid erinevaid põhjusi, aga kui auhind meieni jõudis, siis oli ikka tore küll. Tegime sellest väikese uudisnupu ka kohaliku vallalehte, et see ei olnud ikka mingi niisama asi. Ja siis mõtlesimegi, et innukalt edasi. Ja mõtlesime ka seda, et meil oleks vaja nüüd uhket auhinnariiulit, kus siis seda niimoodi avalikult eksponeerida oma uhket päikest.
aga ei, me ikkagi oleme innukalt edasi teinud, et selles mõttes ei ole lõdvaks lasknud ennast, et noh, päike käes, et nüüd on kõik. Toimetame. jah, see on alles teekonna algus mõnes mõttes, on ju, saadki soojust ja energiat juurde. aga teil ei olegi siis koolis sellist riiulit, mis on selline auhindade ja spordisaavutused vast on ju, aga siis mingeid muid? Meil on nagu aukirjade või selliste diplomite jaoks küll ausein, aga sedasorti auhindu ma ei teagi praegu. No vot, siis teil on väga hea põhjus. Ja see on selline ilus seeme sinna värske riiuli peale. Neid auhindu on, aga neid hoiab iga saaja enda käes. Ehk et noh, meie oleme ka otsustanud, et me kindlasti teeme sinna huvituppa selle tore riiuli ka ja noh, me oleme suht kindlad ju, et sinna tuleb neid juurde. Aga ja see, et me juba nii ruttu selle märgatud saime, on ikka väga suur üllatus oli see. Mis sa mõtled rutu all? See, et 1 aasta umbes olite tegutsenud või? Nojah, see kuidagi ikkagi jah. Natuke alla aasta ikkagi. Et me sügisel ju ringiga alustasime, aga juba tutvusime torega küll varasemalt. Et aga ringi konkreetselt, et selles mõttes. Jaa, aga tegelikult see ongi just selle tiitli sisu ongi, et no nii ruttu on teie teekond läinud, et te olete koheselt silma jäänud oma innukusega. Et alustajaid on ju igal aastal. Ja tores on, ka seda on tegelikult teisigi. Väga raske oli jälle vaadata, et kes see siis natukene rohkem, aga ikkagi samas kuidagi üsna selgelt siiski oli seekord laupa ja no mul oli eelmises saates olid mul tore vilistlased, kes just soovitasid, et kutsuge kindlasti innukad uustulijad ja küsige siis, et millest see innukus siis või et kuidas nagu see juhtus või mis see tähendab siis, et mida te nüüd nii väga tegite siis? Vot selline küsimus, midagi sellist. Mis te vastaksite? Mis te arvate, mille pärast te siis nii innukad paistsite? Mina arvan, et see innukus paistiski välja sellega, et me lihtsalt paistsime välja. Et võib-olla neid innukaid tegijaid on teisigi, aga kas seda ka kajastatakse, selles on ju küsimus, et kui me teeme oma koolis vaikselt, oleme väga innukad, lihtsalt teised ei tea seda, siis ei saa seda ka märgata. Aga meil on olnud Lisen, selline tubli suunamudija Instas, kes ikkagi meie tegevusest seal aeg-ajalt, või noh, mis aeg-ajalt ikka üsna sageli, väikseid selliseid klippe jagab ja postitab. Ja ma ise arvan küll, et see võib olla näiteks üks põhjus, miks me silma jäime. Ja teine asi on ka see, et me ikkagi oleme nagu üritanud osa võtta kõigest sellest, mida pakutakse, et noh, nendel koolitustel ja konverentsidel, et kui tervis lubab ja graafik lubab, et siis ikkagi oleme võimalusel osa võtnud. Et pidanud seda oluliseks. Mitte mõelnud, et las ta siis jääb. Et kui saame, siis ikka lööme kampa. Hästi. Lisen, mis sa teed seal Instas siis? Postitan. Ja kuidas sul see tuleb? Kas keegi ütleb, et sa pead või sa... Ei, ma lihtsalt teengi, et nagu mulle nii meeldib kajastada igasugused asju ja lihtsalt on nagu südameasjaks juba saanud. Ja seda oli tunda ja sellest on alati abi. Kõik, kes teevad oma kanali kaudu noh, niimoodi kajastavad tore tegevust, aga samal ajal jällegi märgivad ära, siis on ka mul lihtsam tööd teha muuseas. Aitäh sulle selle eest, et ma olen saanud lihtsa vaevaga ka tore storysid noh, nagu täita ja see on hästi hea. Mul läheb elu kergemaks, ütleme siis nii. Ja see on kõigile, ütlen kõigile, kes on seda teinud ja plaanivad teha. Nii, siis, aga võtame selle tore vandi siis nüüd ette. Et te olete tulnud jutuvandiga. On sellel mingi siht nüüd ka või? Sest meil maskott suurt vanti veel ju pole. Siis me käime oma väikeste vantidega ringi. Ja. Et kooli peal ei ole meil ka veel seda suurt vanti näha. Kui nüüd näiteks täiesti võõras inimene küsiks, mille jaoks see vajalik on, siis kuidas see kogenud tore juhendaja juba vastata võiks? Kumb meist kogenum nüüd on? Mõlemad võite vastata.
täiendage teineteist. et no maskott on, meil tegelikult koolis pole üldse ühtegi maskotti, meil on küll näitering ja vahel meil jooksevad karud ja hundid mööda maja ringi ja isegi mingeid põrsakesi on nähtud, aga üldiselt sellised asjad kuidagi toovad elevust või sellist rõõmu sellistesse koolipäevadesse ja noh, kuigi alati on ikka mingite üritustega, et noh, näiteks 1. septembril näiteks on nii tore, kui on torevant, siis mina olen küll mõelnud, et kui me selle maskoti omale ükskord kohale saame, siis me teeme selliseid üllatustorevandipäevi ka, et täiesti keset halli sügist näiteks ikkagi see torevant aeg-ajalt läheb ja just nimelt toob seda rõõmu ja sellist teistsugust tunnet, et midagi võib-olla isegi natuke ebamaist sellisesse halli argipäeva. Ja teine asi, mis ma olen mõelnud, et sageli võib-olla lapsed nagu tahaksid sellist lähedust või kontakti, aga kui nad mingisugusesse vanusesse jõuavad, siis nad ei söanda enam. Aga no torevanti läheb ju igaüks katsuma ja kallistama, et see võib-olla natukene aitab selliseid emotsioone nagu maandada või häid emotsioone pakkuda, halbu maandada. Just, ja täienduseks saan juurde öelda, et ja need, kes niimoodi natuke võib-olla pelgavad kontakti, siis selles hetkes nad saavad seda vabalt lubada endale, kui torevant tuleb. Aga teistpidi, tore juhendajad on jaganud ka lugusid, kus mitte asi pole selles, et ta pelgaks, vaid tal tegelikult ei ole väga, näiteks kodus. Aga iga inimene seda väga vajab ja siis on ülihea, kui selline mõnus kallistus juba päeva alguses näiteks kohe ära on või selline soojuspehmus, et tegelikult olen nõus, torevant võiks käia palju tihemini kui ainult teatud tähtpäevadel koolimajas ringi ja seda rõõmu ja helgust tuua. Kas te teate, et sündinud on uus torevant? Ei tea, jah? Teie teadsite? Jah, lihtsalt sellepärast tahan teile innustuseks öelda, et igal aastal seda just ei juhtu, aga paar korda on juhtunud niimoodi, et just sellel torevandi nädalal sünnib üks uus vant. Ja veidi enne torevandi nädalat sündis muuseas teie naaberkoolise Pätsale. Nii et Nad lootsid selle kevadeks kätte saada, ma saan aru, et see õnnestus neil väga vahva, see on tõesti tore uudis. See on tõesti tore uudis ja see on teile ka, et kui te nüüd ikkagi sihi silme ette võtate, siis see on võimalik. Ja tuleb välja, et just kevadeti sünnib neid, nii et võib-olla peab ainult aasta ootama. Et mõtelge selle peale. No nii, enne te niimoodi muigasite siin, et teil on mulle mingi väljakutse. Mis? See oli enne, kui saade algas ja te ei tahtnud avaldada, mis see on. Kas ma võin nüüd küsida kõigi ees? Jaa, meil on, kui me siin ootasime siin enne seda saate salvestuse algust, siis me läks väga lõbusaks ikka, kui tore ringiga siin oled koos, siis läheb toredaks. Ja siis Lisann näitas siin igasuguseid trikke, et kas te niimoodi saate ja kas te niimoodi saate ja me pooli asju Kairiga ei saanud. Aga vaatame, kuidas sinuga on, et kas sina oskad ikkagi oma näppu lõdvestada, et Lisann näitab sulle ette, et sa oskad näpu lõdvestusharjutust teha. Kas see on osadel inimestel lihtsalt nii või? No, või seda peavad kõik suutma? Me arvame, et seda peavad kõik suutma, mina sain hakkama. Tubli, näed, tulebki. Näpu otsa lõdvestus. Kairi oli ainukene, kellel veel ei õnnestunud, harjutad siis tagasi teel. Nii, mis te veel pakute mulle? Proovid seda kangete sõrmede osa ka või? See on siuke. See on hästi vastik tegelikult. Need on need eneseületamise harjutused, et kes pelgab midagi, et siis proovib ja siis pärast tunduvad kõik muud asjad nii lihtsad. Ühe pöidlega ma saan seda nii, et inimesed arvavad, et mul on näpp paigast ära. Tahate näha või? Ma ei tea, kas see on see saade, aga... Eks ole? Võt nii, ise tahtsite. Me saime ka nüüd. See oli tagasi, Lisann saab harjutada. Okei, selline pisike väljakutse. No oli ju lihtne tegelikult. Tegelikult lihtne. Ega alati ei pea peal seisma. Ja kuidas öelda siis,
vaata, kui sa teed seda kangestust ja siis pärast lõdvestad, siis tegelikult on päris mõnus nagu tunne tuleb kätte. Et see on nagu ükskõik, mis asjaga võib teha terve kerega. Öeldakse ka, et pingutad terve kere, siis lõdvestad, siis hakkab soojem ja see energia läheb nagu käima. Sellised huvitavad nipid täna. Nii, mis siis veel? Ma saan veel aru, et ühest asjast, et te olete tegelikult oma innukuse purki pannud mõnes mõttes või vähemalt sellest innukusest jupikesed. Lisan, mis see tähendab? Nüüd reedel, see oli siis 5. aprill, kui meil tore ring toimus, siis tegime mõned toredad klipid meie siis tore ringist, meie torekatest ja tegime sellest niisuguse lõbusa ja toreda video. Ja sõna sai ka meie direktor. Ja ma saan aru, et te tahate seda uhkelt siin saates näidata. Täpselt nii. No vaatame selle klipi siis nüüd kõik koos ära. Alice, miks sa tuled Taresse? Et julged olla mina ise ja saada hirmudest üle. Hei Meiko, miks sa Tores käid? Et nädalavahetust parema tööga alustada. Äge. Sa käid Tores? Tore ringis on tore, seal on nagu toredad inimesed, seal nagu on tore nagu. Hei Renat, miks sa Tores käid? Sest on tore. Kes sa oled ja miks sa tuled Taresse? Ma olen Karl-Erik Fatal ja ma käin Toresse, ma tahan nagu õppida, kuidas nagu tore olla. Hei Karmo, mis sa Tores käid? Sest kuna seal on lõbusad mängud. Hei, mis teed siin? Puhastan. Miks sa Tores käid? Seltskonna pärast. Lahe. No mul on vaja ka minna, varsti käin. Nii, Marin. Töötad kai. Kuidas on tore meie koolielu muutnud? Tore tegevused, tore rühmategevused ja tore õpilased on kindlasti andnud meie koolielule palju juurde. Ja väga mitut pidi juba see, et nad on võtnud endale väga palju vastutust. Nad viivad läbi mitmeid tegevusi, mänge. On ise kindlasti saanud julgust juurde, on muutunud aklemaks, aga ikkagi see pool, et tänu tore tegemistele nad on muutunud juhtideks, testijuhendajateks. Et meil on tõesti väga mitmeid päevi, mitmeid üritusi, kus ongi tore õpilased veavad ja teevad kõiki neid asju. Ei ole nii, et tugijuht või õpetajad nagu vanasti oli. Nüüd on ikkagi suurem juhtumine õpilaste peal. No väga informatiivne klipp ja väga ilus klipp loomulikult ja väga torekatelik. Ja mul muidugi oli hea meel, mis nurga alt direktor on asja näinud, et tõi täiesti uue vaatenurga sisse, mida alati võib-olla ei öeldagi kohe niimoodi välja, aga tema ütles nii ilusasti välja. Aga ma küsin hoopis niimoodi, mille üle te ise kõige uhkemad olete? Kairi. Mina olen uhke seal meie selles ringis siis selle üle, et meid on seal palju, et väga palju torekaid tuleb kokku ja enamjaolt on see stabiilne käimine, see arv, et siuke 17 on meil olnud see kõige suurem ja ega see ikka väga harva jääb väiksemaks seal 15. Ja nüüd ma siis mõtlesin, palju meid on kõige vähem olnud ja 9 torekat koos on kõige väiksem arv olnud. Et koolis on meil 110 õpilast, siis meie jaoks on see ikka väga suur ring, et ega me väga oma ruumi enam ära ei mahu. Kui me ikka tahme seal rohkem müdistada mängudega, siis jääb meil ruumi puudu. Ja see on ka see koht, mis siis seda innustust juurde annab, et me ei saa seda ringi ükski reede ära jätta, sest et kus see 17 last kõik siis läheb või on.
ootab niisama või kasutab nutiaega, et ja sellepärast ka selles videoklipis me just küsimegi, miks nad sinna torasse tulevad, et neil oleks ju vaba aeg lihtsalt teha, mis nad tahavad teha, aga nad tahavad olla meiega koos selle tunnikese, et see on küll hästi hinnustav ja meil vist tõesti see tore ring selle aja jooksul ongi ainult sügises siiani 1 korra ära jäänud, et aga muidu me ikka oleme alati teinud kas Kerliga koos või üks juhendaja üksi või siis ka meie tugiõpilased on tegelikult selle ringi läbi viinud, et lihtsalt seda mitte ära jätta, et see 17 õpilast ikka tuleks iga reede tagasi. Kui põnev, mul on nii hea meel, sest et tõesti siin tuleb vaadata alati seda kooli suurust ja kui sealt nagu see 17 on päris hea protsent ju tegelikult kogu kooliperest, kes noh nii teadlikult oma tore oskusi arendavad, et mul on nii hea meel. Ja Lisannilt tahaks kohe küsida, kas sa oled tore ringi läbi viinud? Olen. Oled, eks ju? Ma arvasin kohe seda. Ja mis teemal sa seda tegid, mäletad? Ei mäleta. Ei mäleta praegu, ei tule meelde, et mis teematund oli. Kuidas läks muidu? Ei, muidu läks hästi, et kõik oli perfektne. Et tol korral niisugust läbivat mingit teemat ei olnud, et oli selline... No, natuke nagu puudutasime, aga rohkem siis nagu mängulisemalt. Okei, no see on ka vajalik, eks ju, vahepeal lihtsalt mängida üheskoos. Nii, et on lõbus ja see ühendab, see loob häid suhteid ja heade suhete keskel jääb ruumi väheks, millistele käitumistele, eks ju, me teame, kiusamiskäitumist siis ei teki nii palju ja konflikte võib juhtuda, aga kui sul on ikkagi head suhted, siis sa ei taha kiusata. Nii on. Ma usun, et teie koolis on sellega ülihästi. Või igas koolis ikkagi arenguruumi on. Aga võib-olla on ka see, et me oleme Kairiga ikka nii tublid olnud, et me oleme kogu aeg ikkagi sättinud oma töö nii, et me oleme seda tähtsaks pidanud ikkagi, et ei ole jätnud väga kergekäeliselt tõesti neid ringe ära, et üks on ikka saanud minna kohale. Jah. Et mõnikord oleme ühekaupa, aga pigem ikkagi peame seda tähtsaks. Sest laste jaoks on ka see oluline, et nad on harjunud, et see on sellel päeval ja siis nad tulevad ja küsivad, et kas täna ikka on. Kas täna ikka on. Ja hakata 17 seletama, et ei ole, lihtsam on ikka teha. Jaa, aga see viib mind kohe sellise küsimuseni jälle, et kui te niimoodi ilusasti regulaarselt seda teete, siis te kindlasti märkate ka selliseid juba väga häid, ma ei tea, tulemusi siis või kuidas öelda, niivõrd kuivõrd võib öelda tulemused, aga mõistate, mis ma mõtlen? Jaa, ütleme, et kõige suurem muutus ikkagi on just see, et mõned arglikumad või tagasihoidlikumad õpilased, kes võib-olla näiteks tunnis, ma aineõpetajana ju näen ka, et nad ei tõtta kuskile midagi ütlema või silma paistma või arvamust avaldama, siis seal tore ringis nad on selle väga toredasti läbi hammustanud, et nad ütlevad, nad räägivad, neil on väga vahvaid mõtteid, et nad on seal palju nagu julgemad ja küllap see ühel hetkel jõuab ka selleni, et nad seal tunnis ka võtavad selle üle, et see nii-öelda kinnistub neile see julge eneseväljendus. Olen nõus ja tavaliselt juhtub see nii, et kolleegid hakkavad tagasisidet andma. Vähemalt minu tore ajaloos juhtus see niimoodi, et mina tegin ju, ise olin juhendaja noortekeskuses, aga kooliõpetajad hakkasid tagasisidet andma, et mis te seal teete, et see ja see tüdruk või poiss on hakanud koolis nii ja nii käituma või et ta julgeb klassi ette tulla, ta hakkab nüüd silma, oi, aktivist on saanud temast, ja nii edasi, et tagasiside tuleb pärast nendelt täiskasvanutelt, kes sama asja ju näevad, on ju. Jälle nii hea näide, jälle nii palju rõõmu sellest. Mis te veel tahaksite ütelda? Koolid, kes ei ole veel tore ringi oma kooli saanud või seda loonud, siis kindlasti soovitame seda teha. Et rõõmu ja toredust koolis oluliselt rohkem. Mitte, et me ennem toredad oleksime olnud, aga nüüd me oleme veel toredamad. Ja meil on kõigil koos tore. Et just näed, iga reede seal klipiski oli kuulda, kuidas ja mida see õpilastele pakub ja miks nad seal on. Et see. Suurepärane.
sellega võib, iga saate võib sellise sõnumiga lõpetada, võiks öelda. Mul on hästi hea meel, et te seda teete, mul on hästi hea meel, et teil seal Laupas nii tore on ja ma usun ka, et paljudes koolides on muidu ka tore, aga et seda teadlikult ja seda võimestades ja suurendades nende inimeste hulka, kes seda samamoodi teadlikult teevad ja teisi kaasates ja häid suhteid loovad, no see lihtsalt ongi see põhiasi. See ongi see tore elu ja see saab elustiiliks. Ja see kandub palju laiemalt kui ainult kooli, kodudesse, sõpruskondadesse ja nii edasi. Aitäh teile! Mul on hea meel, et mul on nii ilusad päikesed saates ja lehvitame siis kõigile teistele. Tulge jälle tagasi teisipäeviti kell 6.